See hullumeelne kaader on tehtud 2 ööd tagasi ning see, mida te näete, on Ukraina Flamingo tiibrakett, mis tabab Venemaa kaitsetehast 1000 kilomeetrit Venemaa sees. Tehas, mida Ukraina just tabas, kandis nime Vnir Progress ja see on tõepoolest üks olulisemaid tehaseid kogu Venemaa sõjamasinas. See on koht, kus toodetakse Comet M satelliitnavigatsioonimooduleid. See on kiip, mis pannakse põhimõtteliselt igasse Vene Shahed-drooni, igasse Iskanderi ballistilisse raketti, igasse kaliibri tiibraketti ja igasse juhitavasse pommi, mida praegu Ukraina linnadele visatakse. Ilma nende kiipideta kaotavad Vene raketid oma satelliitjuhitavuse ja muutuvad kalliteks paberiraskusteks, mis eksivad sihtmärkidest miilide kaugusele. Ja relv, mida nad selleks kasutasid, on FP5 Flamingo, Ukrainas ehitatud tiibrakett, mille lennuulatus on üle 3000 kilomeetri, mis on peaaegu 2 korda pikem kui Ameerika Tomahawkil. See kannab 1150 kilogrammi kaaluvat lõhkevead, mis on suurem kui ühelgi NATO tiibraketil. Ja seda toodab Ukraina ettevõtte nimega Firepoint, kiirusega 210 tükki kuus, mis on rohkem kui USA toodab oma Tomahawk. Samal ööl tulistas Ukraina välja Flamingod. Raketihoiatust käivitusid 18 erinevas Venemaa piirkonnas, sealhulgas Kanti-Mansi piirkonnas, mis asub 2000 kilomeetrit Ukraina piirist. See on umbes sama pikk vahemaa kui Berliinist Moskvasse. Venemaa saab nüüd aru, et tema riigis pole enam ühtegi nurka, mis oleks veel turvaline.